Ja lähme edasi. Apostlite teod 15 ja lugu 7. Apostlid vahistatakse uuesti. Aga ülempreester ja kõik ta kaaslased, sadusseride erakond muutusid kadedaks ja pistsid oma käed apostlite külge ning panid nad üldvanglasse. Issanda ingel avas aga öösel vangimaja uksed, viis nad välja ja ütles: minge, seiske ja kõnelge rahvale pühakojas kõik selle elu sõnad. Kui apostlid seda olid kuulnud, tulid nad Koidu ajal pühakotta ja hakkasid õpetama. Aga kui ülempreester ja tema kaaslased pärale jõudsid, kutsusid nad kokku suurkohtu ja kõik Iisraeli rahva vanemad ning läkitasid kohtuteenrid vangimaja apostleid ära tooma. Kui need nüüd pärale jõudsid, ei leidnud nad apostleid vanglast. Nad pöördusid tagasi ja teatasid: me leidsime vangimaja küll täiesti kindlalt lukustatuna ja valvurid ustel seismas, aga kui me ukse avasime, ei leidnud seest kedagi. Neid sõnumeid kuuldes oli templipealik ja ülempreestrit nõutud, mis küll võis juhtuda. Siis aga saabus keegi, kes teatas neile: ennäe, mehed, kelle te panite vanglasse, seisavad pühakojas ja õpetavad rahvast. Siis läks templipealik sulastega kaasa ja tõi apostlid ära, aga mitte vägisi, sest nad kartsid, et muidu rahvas viskab nad kividega surnuks. Nad tõid siis apostlid ning panid seisma suurkohtu ette ja ülempreester küsis neilt: eks me ole teid rangelt keelanud õpetamast sellel nimel ja vaata, te olete Jeruusalemma oma õpetustega täitnud ja tahate selle inimeste vere tuua meie peale. Peetrus ja teised apostlid kostsid: Jumala sõna tuleb enam kuulata kui inimese sõna. Meie isade Jumal on üles äratanud Jeesuse, kelle teie olete tapnud, riputades ta ristipuu külge. Jumal on just tema oma parema käega ülendanud juhiks ja päästjaks, andma Iisraeli rahvale meeleparandust ja pattude andeks andmist. Ja meie oleme kõige selle tunnistajad ning samuti püha vaim, kelle Jumal on andnud neile, kes on talle kuulekad. Aamen. Kui nad seda kuulsid, lõikas see neile südamesse ja nad tahtsid apostlid hukata. Siis aga tõusis suur kohus üles, üks variser, Gamaliel nimi, Moosese seaduse õpetaja, keda kogu rahvas hindas, käskis mehed natukeseks ajaks välja viia ning ütles suurkohtu liikmetele: Iisraeli mehed, olge ettevaatlikud nende inimestega, mida te ka tahate teha. Siis hiljaaegu tõusis Teudas, öeldes enese olevat kellegi, ja tema poole kaldus arvult ligi 400 meest. Ta hukati ja kõik tema pooldajad hajutati ning neist ei jäänud midagi järele. Pärast teda tõusis rahva loenduspäevil üles Galilealne Juudas ja ahvatles rahva enese järel ära taganema. Temagi hukkus ja kõik tema pooldajad pillutati laiali. Ja nüüd ma ütlen teile, jätke need inimesed rahule ja laske neil olla, sest kui see nõu või tegu on inimesest, siis see läheb tühja, aga kui see on Jumalast, ei suuda teie seda hävitada, et teist ei saaks sõdijaid Jumala enese vastu. Nad võtsidki teda kuulda ja kutsusid apostlid sisse, peksid neid ja keelasid neil rääkida Jeesuse nimel ning lasksid nad vabaks. Aga nemad läksid suurkohtu palge eest minema, rõõmustades, et neid on väärt arvatud kannatama teotust selle nime pärast. Ja nad ei lakanud iga päev pühakojas ja kodasid mööda õpetamast ja kuulutamast evangeeliumi Kristuse Jeesusest. Aamen. Apostolite teod number 6 ja diaakonid seatakse ametisse, aga neil päevil, kui jüngrite arv kasvas, hakkasid kreekakeelsed juudid nurisema heebrea keelt kõnelevate vastu, et igapäevases abi andmises jäetakse nende lesed 2 silma vahele. Siis kutsusid need 12 kokku jüngrite kogu ning ütlesid: see ei sobi, et me Jumala sõna kõrvale jättes
toidulaudade eest. Vennad, vaadake endi seast 7 meest, kellel on hea maine ja kes on täis vaimu ja tarkust, et me võiksime nemad seada sellesse ametisse. Meie ise aga tahame pühenduda palvetamisele ja sõna teenimisele. See kõne meeldis tervele kogukonnale ja nad valisid Stefanose, mehe täis usku ja püha vaimu, Filippuse, Prokorose ja Nikanori ja Timoni ja Parmenase ja Nikonause, juudi usku pöördunud Antiooklase. Nad seadsid apostlite ette ja kui nad palvetasid, panid nad oma käed nende peale. Ja Jumala sõna levis, nii jüngrite arv Jeruusalemmas kasvas väga suureks. Ka suur hulk preestreid võttis usu omaks. Aamen. Stefanos vangistatakse, aga Stefanos täis armu ja väge tegi imetegusid ja suuri tunnustähti rahva seas. Siis tõusid mõned nõndanimetatud vabaks lastute ja küreneellaste ja Aleksandrialaste sünagoogist ning nende seast, kes olid Kilikia ja Aasia pool Stefanosega vaidlema. Ent ei suutnud vastu seista tarkusele ja vaimule, kelle läbi ta rääkis. Siis nad kihutasid üles mehi ütlema, me oleme kuulnud teda rääkivat teotuse sõnu Moosese ja Jumala vastu. Nad ässitasid rahvast ja vanemaid ja kirjatundjaid ning tulid, võtsid Stefanose kinni ja viisid ta suurkohtu ette. Nad seadsid sinna ka valetunnistajad, kes ütlesid, see inimene ei lakka rääkimas sõnu püha paiga ja seaduste vastu. Me oleme kuulnud teda ütlevalt, et see Jeesuse nasaretlane hävitab selle koha ja muudab kombed, mis Mooses on meile pärandanud. Ja kui kõik suurkohtus istujad teda ainiti vaatasid, nägid nad tema palge olevat otse kui ingli palge. Apostoliteod 7, Stefanose kõne. Ülempreester küsis, kas see on nõnda, aga Stefanos ütles, mehed, vennad ja isad, kuulge. Kirkuse Jumal näitas ennast meie isale Abrahamile, kui ta oli Mesopotaamias enne Haaranisse elama asumist ning ütles talle, mine välja oma maalt ja oma sugulaste seast ja siirdu sinnamaale, mille ma sulle näitan. Siis ta lahkus Kaldea laste maalt ja asus elama Haaranisse. Ja pärast oma isa surma asus ta sealt ümber sellele maale, kus te nüüd elate. Aamen. Ja Jumal ei andnud Abrahamile siin jalatäitki maad pärandiks, ent tõotas selle anda omandiks talle ja ta järglastele, kuigi tal ei olnud last. Jumal rääkis nõnda, tema järglased elavad võõrana võõral maal ja nad orjastatakse ja neile tehakse kurja 400 aastat. Ja rahvast, kes nad orjastab, mina karistan, ütles Jumal, ja pärast seda nad lähevad välja ja teenivad mind selles paigas. Ja Jumal andis talle ümberlõikamislepingu, halleluja. Ja nii sündis talle Iisak ja ta lõikas tema ümber 8. päeval. Ja Iisakile sündis Jaakob ja Jaakobile need 12 peavanemat. Ja peavanemad kadestasid Joosepit ja müüsid ta ära Egiptusesse, ent Jumal oli temaga. Aamen. Ja kiskus ta välja kõigist ta viletsustest ning andis talle armu ja tarkust Vaarao Egiptuse kuninga ees ning see tõstis ta kogu Egiptuse maa ja terve oma koja ülemaks. Aga siis tuli nälg kogu Egiptuse ja Kaanani maale ja suur viletsus ning meie isad ei leidnud toidupoolist. Aga kui Jaakob sai kuulda, et Egiptuses oli vilja, läkitas ta meie isad sinna esimest korda. Ja teisel korral andis Joosep ennast tunda oma vendadele ja Vaaraole, sai teatavaks Joosepi päritolu. Siis Joosep laskis kutsuda enda juurde oma isa Jaakobi ja kogu oma suguvõsa 75 hinge. Ja Jaakob läks alla Egiptusesse ja tema suri seal ja ka meie isad. Ja nad viidi Sekemisse ja pandi hauda, mille Abraham oli hõbeda eest ostnud Hamori laste käest Sekemis. Kui nüüd lähenes selle teotuse aeg, mille Jumal Abrahamile oli andnud, kosus rahvas ja kasvas Egiptuses, kuni tõusis teine kuningas
kes Joosepist midagi ei teadnud. See tarvitas kavalust meie soo kallal ja tegi kurja meie isadele, nõudes, et nende imikud heidetakse ära, nii et need ei jääks ellu. Sel ajal sündis Mooses ja ta meeldis Jumalale. Teda kasvatati 3 kuud tema isa kojas, aga kui ta oli ära heidetud, siis Vaarao tütar lapsendas ta ning kasvatas endale pojaks. Ja Moosesele õpetati kogu egiptlaste tarkust ja tema oli vägev oma sõnadelt ja tegudelt. Aga kui tal 40 aasta täis sai, tuli tema südamesse mõte minna vaatama oma vendi Iisraeli lapsi. Ja kui ta nägi ühele ülekohtut tehtavat, läks ta appi ja maksis kätte selle eest, kellele tihti liiga tehti, lüües egiptlase maha. Ta arvas, et ta vennad mõistavad, kuidas Jumal tema käe läbi annab neile pääste, aga nemad ei mõistnud. Ja järgmisel päeval sattudes nende juurde, kui nad tülitsesid omavahel, katsus ta neid lepitada ja ütles: mehed, te olete ometi vennad, miks te siis teete teineteisele ülekohut? Aga see, kes teise tegi ligimesele ülekohut, tõukas ta eemale ja ütles: kes sind on tõstnud meile ülemaks ja õigusemõistjaks, kas sa tahad ka mind hukata samal kombel, nagu sa eile hukkasid egiptlase? Nende sõnade pärast Mooses põgenes ja elas võõrana Midjanimaal, kus talle sündis 2 poega. Ja kui 40 aastat sai täis, näitas talle ennast ingel Siinai mäel, lähedal kõrbes tuleleegis kibuvitsa põõsas. Mooses imestas seda nägemust nähes ja kui ta astus lähemale vaatama, kostis issanda hääl: mina olen sinu isade Jumal, Abrahami ja Iisaki ja Jaakobi Jumal. Aga Mooses hakkas värisema ega julgenud enam vaadata. Siis ütles issand talle: võta jalatsid jalast, sest paik, kus sa seisad, on püha maa. Ma olen küllalt näinud oma rahva vaevamist Egiptuses ja olen kuulnud nende ägamist ning olen alla tulnud neid vabastama. Ja nüüd mine, ma läkitan su Egiptusesse, selle sama Moosese, kelle nad olid ära saatnud, öeldes, kes sind on tõstnud meile ülemaks ja õigusemõistjaks. Selle läkitas Jumal ülemaks ja lunastajaks ingli käe läbi, kes oli ennast talle näidanud kibuvitsa põõsas. Aamen, halleluja. Seesama Mooses nad viisid välja, tehes imetegusid ja tunnustähti Egiptuse maal ja Punases meres ja kõrbes 40 aasta jooksul. See on see Mooses, kes ütles Iisraeli lastele: Jumal tõstab teie vendade seast teile prohveti, seesuguse nagu mina. Aamen. Tema on see, kes oli koguduse seas kõrbes koos inglitega, kes kõneles talle Siinai mäel ja oli koos meie isadega, kes said elavaid sõnu meile edasi andmiseks. Halleluja. Kuid meie isad ei tahtnud olla talle kuulekad, vaid tõukasid ta eemale ja pöördusid oma südametega Egiptuse poole, öeldes Aaronile: tee meile jumalaid, kes käiksid meie eel, sest meie ei tea, mis on juhtunud selle Moosesega, kes tõi meid välja Egiptusest. Ja nad tegid noil päevil vasika ja viisid sellele ebajumalale ohvreid ja rõõmustasid oma käte tegude üle. Jumal aga pööras neile selja ning jättis nemad teenima taevavägesid nõnda, nagu prohvetite raamatus on kirjutatud. Kas teie, Iisraeli sugu, tõite mulle tapa ja roa ohvreid 40 aastat kõrbes olles? Ei, vaid te tõite Mooloki telgi oma jumala Raifa tähe kujud, mis olite teinud, et neid kummardada, ja ma asutan teid teisele poole Paabelit. Meie isadel oli tunnistuse telk kõrbes, nõnda nagu oli seatud ingel, kes Moosesel käskis teha eeskuju järgi, mida ta oli näinud.
Selle telgi võtsid meie isad omaks ja koos Joosuaga tõid nad selle kaasa nende rahvaste maa vallutamisel, kelle Jumal oli tõuganud eemale meie isade palge eest. Nii see oli Taaveti päevini. Taavet leidis armu Jumala silmis ja palus, et ta leiaks eluaseme Jaakobi soole. Aamen. Salomon ehitas aga temale koja, kuid kõige kõrgem ei ela kätega tehtud, nagu prohvet ütleb. Kuid kõige kõrgem ei ela kätega tehtus, nagu prohvet ütleb. Taevas on mu troon ja maa minu jalajäri. Millise koja teie tahate mulle ehitada, ütleb Issand. Eks minu käsi ole kõik need teinud. Te kangekaelsed ja ümberlõikamatud südamelt ja kõrvadelt. Teie panete alati vastu pühale vaimule, nii nagu teie isad, nõnda teete teiegi. Keda prohvetitest teie isad ei ole taga kiusanud ja nad on tapnud need, kes kuulutasid ette selle õige tulemist, kelle reetjaks ja mõrtsukaiks nüüd olete saanud teie, kes te saite seaduse inglite antud korralduste kaudu, ent ei ole seda pidanud. Stefanose surmamine. Aga kui nad seda kuulsid, lõikas see neil südamesse ja nad kiristasid hambaid. Stefanos aga täis püha vaimu vaatas ainiti taevasse ja nägi Jumala kirkust ning Jeesust seismas Jumala paremal käel. Ja ta ütles, ma näen taevaid avanevat ja inimese poja seisvat Jumala paremal käel. Amen. Selle peale nad karjusid valju häälega ja oma kõrvu kinni hoides sööstsid nagu üks mees temale kallale ja kihutasid ta linnast välja ning viskasid teda kividega ja tunnistajad panid oma rõivad maha ühe noormehe jalgade ette, keda kutsuti Sauluseks ja nad viskasid kividega Stefanost, kes valjusti hüüdis, Issand Jeesus, võta mu vaim vastu. Ta laskus põlvili ning hüüdis suure häälega, Issand, ära pane seda neile patuks. Ja kui ta seda oli öelnud, uinus ta. Apostolite teod 8. lugu. Saulus oli samuti tema hukkamise poolt. Jeruusalemma kogudust kiusatakse taga. Sel päevil tõusis suur tagakiusamine Jeruusalemma koguduse vastu ja kõik peale apostlite hajutati mööda Juuda ja Samaaria maad. Aga mõned vagad mehed matsid Stefanuse maha, tegid suure leinatalituse tema pärast, ent Saulus hakkas laastama kogudust, käis mööda kodasid ning vedas kaasa mehi ja naisi ning andis need vangi. Filippus läheb Samaariasse. Nüüd käisid need, kes olid tagakiusamisel hajutatud mööda maad ja kuulutasid evangeeliumi, halleluja. Filippus tuli ühte Samaaria linna ja kuulutas rahvale Kristust. Rahva hulk pani üksmeelselt tähele, mida Filippus ütles, kuuldes teda ning nähes tunnustähti, mida ta tegi, sest paljudest, kellel olid rüvedad vaimud, läksid need välja valju häälega kisendades, palju halvatuid ja jalutuid, aga sai terveks. Ja suur rõõm oli selles linnas. Aga üks mees, Siimon nimi, oli juba varem selles linnas ja nõidus ning pani Samaaria rahva jahmuma, öeldes end kellegi suure olevat. Tema mõju all olid kõik, kes nii pisikesed kui suured ja ütlesid, see on Jumala vägi, mida hüütakse suureks. Nad olid tema mõju all, sest ta oli kaua aega neid nõidumisega jahmuma pannud. Aga kui nad hakkasid uskuma Filippust, kes neile kuulutas evangeeliumi Jumala riigist ja Jeesuse Kristuse nimest, siis ristiti nii mehi kui naisi. Siimonastki sai usklik ja kui ta oli ristitud, jäi ta alati Filippuse juurde. Ta oli väga jahmunud, nähes sündimas suuri tunnustähti ja vägevaid tegusid. Peetrus ja Johannes lähevad Samaariasse, aga kui Jeruusalemmas olevad apostlid said kuulda, et Samaaria on Jumala sõna vastu võtnud, läkitasid nad nende juurde Peetruse ja Johannese.
Need tulid kohale ja palvetasid samaarlaste eest, et nad võtaksid vastu püha vaimu, sest vaim ei olnud langenud veel kellegi peale nende seast, nad olid üksnes ristitud issanda Jeesuse nimesse. Siis panid apostlid oma käed nende peale ja nad võtsid vastu püha vaimu, aga kui Siimon nägi, et vaim antakse apostlite kätte pealepanemise kaudu, tõi ta neile raha ja ütles: andke minule see meelevald, et igaüks saaks püha vaimu, kelle peale ma iganes oma käed panen. Aga Peetrus ütles talle: hävigu su hõbe koos sinuga, et sa arvad Jumala andi saavat raha eest. Sul ei ole osa ega pärandit selles sõnas, sest su süda ei ole siiras Jumala ees. Paranda nüüd ometi meelt oma kurjusest ja anu issandalt, et su mõttevälgatus sulle ehk andeks antakse. Sest ma näen sind olevat täis kibedat sappi ja ülekohtu köidikus. Siimon aga vastas: paluge teie minu eest issandat, et minu peale ei tuleks midagi sellest, mis te olete öelnud. Kui ka apostlid olid issanda sõna tunnistanud ja rääkinud, pöördusid nad tagasi Jeruusalemma ja kuulutasid evangeeliumi paljudes Samaaria külades. Aamen. Filippus ja Etioopia kojaülem. Issanda ingel rääkis ka Filippusele: tõuse ja mine lõuna poole seda teed, mis läheb Jeruusalemmast alla Gaza poole, see on tüher maa. Ja Filippus tõusis ning läks ja vaata, üks Etioopia eunuh, eurooplaste kuninganna kandke võimukandja, kes valitses kogu ta varanduse üle, oli tulnud Jeruusalemma Jumalat kummardama ning oli tagasi pöördumas ja istus oma tõllas ning luges prohvet Jesaja raamatut. Ja vaim ütles Filippusele: mine ja ligine sellele tõllale. Filippus jooksis tõlla juurde, kuulis teda lugevat prohvet Jesaja raamatut ning küsis: kas sa ka aru saad, mida sa loed? Tema vastas: kuidas ma võiksin aru saada, kui keegi mind ei juhata? Ja ta palus Filippust astuda üles ja istuda enese kõrvale. Ja kirjakoht, mida ta luges, oli see: tema on kui lammas viidud tappa ja otse kui tal on hääletu oma niitja ees. Nõnda ei ava ka tema oma suud. Tema alandamisega on tema õigus ära võetud. Kes jõuab tema suguvõsast jutustada, sest ta elu võetakse ära maa pealt. Ja Nuh hakkas rääkima ning ütles Filippusele: ma palun sind, kelle kohta prohvet seda ütleb, kas enese või kellegi teise kohta. Aga Filippus avas oma suu sellest kirjakohast lähtudes, kuulutas talle evangeeliumi Jeesusest. Aga kui nad teed mööda edasi läksid, jõudsid nad ühe vee äärde ja eunuh lausus: ennäe, vesi, mis takistab, et mind ei võiks ristida. Aga Filippus ütles: kui sa usud kogu südamest, siis see on võimalik. Ja ta vastas ja ütles: ma usun, et Jeesus Kristus on Jumala poeg. Ja ta käskis tõlla peatada ja nad mõlemad, Filippus ja Nuh, astusid vette ja Filippus ristis tema. Aga kui nad veest välja tulid, haaras issanda vaim Filippuse ja Nuh ei näinud teda enam, kuid ta läks oma teed edasi rõõmuga. Aamen, halleluja. Aga Filippus leiti Asodist ja ta kuulutas mööda maad käies evangeeliumi kõigile linnadele, kuni ta jõudis Kaisariasse. Halleluja. Apostlite teod number 9. Saulus Damaskuse teel. Aga Saulus, kes ikka veel paiskas tapmisähvardusi issanda jüngrite vastu, läks ülempreestrite juurde ning palus temalt kirja Damaskuse sünagoogidele, et kui nad iial peaks leidma mõne usuteel käijast, olgu mehi või naisi, võiks neid aheldatuna tuua Jeruusalemma. Kuni ta oli sinna minemas ja lähenes Damaskusele, välgatas äkitselt taevas tema ümber valgus
ja ta kukkus maa peale maha ja kuulis ühte häält, mis talle ütles: Saul, Saul, miks sa mind taga kiusad? Aga tema ütles: Issand, kes sa oled? Ja hääl vastas: mina olen Jeesus, keda sa taga kiusad. Kuid tõuse püsti ja mine linna, seal öeldakse sulle, mida sa pead tegema. Mehed, kes temaga koos käisid teed, ei seisid sõnatult, nad kuulsid küll häält, ei näinud aga kedagi. Aga Saulus tõusis maast üles ja oma silmi avades ei näinud ta midagi ning ta viidi kättpidi talutades Damaskusesse ja 3 päeva oli ta pime, ei söönud ega joonud. Ent Damaskuses oli üks jünger, Hananias nimi, ja issand ütles temale nägemuse. Hananias, tema vastas: Issand, vaata, siin ma olen. Issand ütles talle: tõuse ja mine tänavale, mida kutsutakse Sirgeks, ja otsi Juuda kojast üles Tarsosest pärit Sauluse nimeline mees, sest vaata, tema palvetab ja ta on nägemuses näinud üht meest, Hananias nimi, sisse astuvat ja käed tema peale panevad, et ta nägemise tagasi saaks. Hananias aga vastas: Issand, ma olen paljudelt kuulnud sellest mehest, kui palju kurja ta on teinud sinu pühadele Jeruusalemmas. Ja siingi on ta ülempeestrite käest meelevald aheldada kõiki, kes sinu nime appi hüüavad. Aga issand ütles talle: mine, sest tema on mul valitud tööriist minu nime kandma rahvaste ja kuningate ja Iisraeli laste ette. Sest mina tahan talle näidata, mida kõike ta peab kannatama minu nime pärast. Siis Hananias läks ja astus sisse sinna kotta ja pannud oma käed Sauluse peale, ütles: Saul, vend, issand on mul äkitanud. Jeesus, kes end sulle näitas teel, mida mööda sa tulid, et sa jälle näeksid ja saaksid täis püha vaimu. Aamen ja halleluja. Ja kohe langes Sauluse silmadelt otse kui soomused ja ta nägi jälle. Ta tõusis püsti, laskis end ristida ja kui ta oli toitu võtnud, sai ta tagasi oma jõu. Saulus oli siis mõned päevad Damaskuses rüngrite juures ning hakkas üsna varsti kuulutama sünagoogis Jeesust, et see on Jumala poeg. Aga kõik kuulajad jahmusid ning ütlesid: eks tema ole seesama, kes Jeruusalemmas hävitas selle nime appihüüdjaid ja kes siia tulnud selleks, et neid aheldada ja ülempeestrite juurde viia. Saulus läks aga järjest vägevamaks ja ajas segadusse Damaskuses elavad juudid ning selgitas, et Jeesus ongi Messias. Saulus põgeneb Damaskusest. Kui juba üsna hulk päevi oli möödunud, võtsid juudid nõuks ta hukata. Aga Saulusele sai nende salasepitus teatavaks. Nemad luurasid aga päevad ja ööd väravais, et teda hukata. Kuid ühel ööl ta õpilased võtsid ja lasksid ta kohvri sees müüriava kaudu alla. Jõudnud Jeruusalemma püüdis Saulus jüngritega liituda, ent kõik kartsid teda ega uskunud, et ta on jünger. Aga Barnabas võttis Sauluse oma hoolde ja viis ta apostlite juurde ning jutustas neile, kuidas Saulus teel oli näinud issandat ning temaga kõnelnud ja kuidas sai Damaskuses avalikuks Jeesuse nimel kuulutamine. Ja Saulus käis nende juures Jeruusalemmas sisse ja välja ning kuulutas avalikult rõõmusõnumit issanda nimel. Ta rääkis ja vaidles ka kreekakeelsete juutidega, aga need võtsid nõuks teda hukata. Ent kui vennad seda teada said, viisid nad ta alla Kaisariasse ja läkitasid Tarsosesse. Nüüd oli kogudusel tervel Juuda ja Galilea saare Maarjamaal rahu end üles ehitada ja käia issanda kartuses ja see üha kasvas püha vaimu julgustusel. Aamen. Peetrus läheb Lüdasse ja Jopesse, aga sündis, et Peetrus kõiki paiku läbi käies tuli ka Lüdasse elavate pühade juurde.
Seal leidis ta ühe inimese Aineas nimi, kes oli olnud halvatuna voodis maas juba 8 aastat. Ja Peetrus ütles talle, Aineas, Jeesus Kristus teeb su terveks, tõuse ja sea oma ase korda. Ja Aineos tõusis kohe ja kõik Lüda ja Saaroni elanikud nägid teda ja pöördusid issanda poole. Aga Jopes oli naisjünger nimega Tabita. See on tõlkes Gazell. Tema elu oli täis häid tegusid ja ta jagas palju almuseid. Aga neil päevil juhtus, et ta jäi haigeks ja suri. Ta pesti ja pandi ülemisse tuppa. Ent aga Lüda on Joppe lähedal, siis jüngrid kuuldes, et Peetrus on seal, läkitasid 2 meest tema juurde palvetama. Ära viivita meie juurde tulekuga. Peetrus tõusiski ja läks nendega. Kui ta pärale jõudis, viidi ta ülemisse tuppa ja kõik lesknaised tulid tema juurde, nutsid ja näitasid särke, kuubesid, mida Gazell nendega oli teinud. Aga Peetrus ajas nad kõik välja, heitis põlvili, palvetas ning pöördus ja ütles surnu kehale, Tabita, tõuse püsti. Tema avas oma silmad ja tõusis Peetrust nähes istuma. Aamen. Aga Peetrus andis talle käe, tõstis ta püsti, hüüdis sisse pühad ja lesknaised ning seadis Tabita elavalt nende ette. Aga see sai teatavaks kogu Jopes ja paljud hakkasid uskuma issandasse ja Peetrus jäi mitmeks päevaks Jopesse ühe nahkuri Siimona juurde. Aamen, halleluja. Peetrus ja Kornelius, apostoli teod 10. Kaisaria linnas oli üks mees, Kornelius nimi, nõnda nimetatud Itaalia kohordi pealik, vaga ja jumalakartlik koos terve oma perega. Ta jagas rahvale palju almuseid ja palus alati Jumalat. See nägi nägemuses selgesti umbes kell 3 pärast lõunat Jumala ingli enese juurde sisse astuvat ja ütlevad Kornelius. Tema vaatas, aga ainiti ingli otsa ja ütles kartma lüües, mis on issand. See ütles talle, sinu palved ja su almused on tõusnud Jumala ette sind meelde tuletama. Ja nüüd saada mehi Joppesse ning lase kutsuda Siimon, kelle hüüdnimi on Peetrus. Tema on külaliseks nahkur Siimona juures, kellel on koda mere ääres. Kui temaga rääkinud ingel oli lahkunud, kutsus Kornelius 2 majateenrit ja ühe jumalakartliku sõduri nende hulgast, kes alati ta juures viibisid. Jutustas neile kõigest ning läkitas nad Jopesse. Aga järgmisel päeval, kui nad teed käies lähenesid linnale, läks Peetrus keskpäeva ajal katusele palvetama. Ja talle tuli nälg ning ta tahtis midagi süüa. Aga kui talle süüa tehti, siis sündis, et ta oli nagu endast ära ja nägi taeva avatud olevat ja sealt laskuvad anuma otse kui suure lina, mida 4 nurka pidi maa peale lasti. Selle sees oli igasuguseid ilmamaa 4-jalgseid ja roomajaid ja taevalinde. Ja talle kostis hääl, tõuse Peetrus, tapa ja söö. Aga Peetrus ütles, ei ilmaski, issand, sest ma ei ole veel kunagi söönud seda, mis on keelatud ja rüve. Ja hääl hüüdis talle teist korda, mida Jumal on puhtaks tunnistanud, seda sina ära pea keelatuks. See sündis 3 korda ja kohe võeti anum üles taevasse. Aga kui Peetrus oli enese 2 vahel, mida tema nähtud nägemus küll peaks tähendama, vaata siis Korneliuse läkitatud mehed, kes olid Siimona koja üles otsinud, seisid värava taga ning pärisid hüüdes. Kas Siimon, hüüdnimega Peetrus, on siin külas? Peetrus alles mõtiskles nägemuse üle, kui vaim ütles talle, vaata 3 meest otsib sind. Tõuse nüüd, kohe astu alla ja mine nendega koos ilma kõhklemata, sest mina ise olen nad läkitanud.
Peetrus astus siis alla meeste juurde ja ütles, ennäe, mina see olen, keda te otsite. Mis asja pärast olete tulnud? Nemad vastasid, Rooma pealik Kornelius, õiglane jumalakartlik mees, kellel on hea maine kogu juuda rahva hulgas, on saanud pühalt inglilt märku ning sind oma majja kutsunud ja kuulata sinu sõnu. Siis ta kutsus nad sisse endale külla. Järgmisel päeval Peetrus tõusis, läks teele koos nendega ja mõned Jope vennad läksid temaga kaasa. Aga ülejärgmisel päeval jõudis ta Kaisareasse. Kornelius ootas neid juba ja oli oma sugulased ja lähedamad sõbrad kokku kutsunud. Kui Peetrus sisse astus, läks Kornelius talle vastu ja kummardas teda ta jalgade ette maha heites. Aga Peetrus tõstis ta üles ja ütles, tõuse püsti, ka mina olen Jumala inimene. Ja temaga vesteldes astus ta sisse ja leidis palju kokku tulnuid. Peetrus ütles neile, küllap te teate, et juuda mehel on lubamatu suhelda muulasega või minna tema juurde. Aga Jumal on mulle selgeks teinud, et ühtegi inimest ei tohi nimetada halvaks ega rüvedaks. Aamen, halleluja. Aga Jumal on mulle selgeks teinud, et ühtegi inimest ei tohi nimetada halvaks ega rüvedaks. Seepärast ma olengi sõna lausumata tulnud, kui mind kutsuti. Nüüd ma küsin, mis asja pärast te olete mu kutsunud? Ja Kornelius ütles, 4 päeva ees, samuti pärastlõunal kella 3 paiku ma palvetasin oma majas ja vaata, mu ees seisis üks mees säravaist rõivas ning ütles, Kornelius, su palvet on kuuldud ja su almuseid on tuletatud meelde Jumala ees. Saada nüüd käskjalad Jopesse ja kutsu Siimon, kelle hüüdnimi on Peetrus. Tema on külas nahkur Siimona kojas mere ääres. Ma saatsin siis otsekohe sinu järele ja sa oled hästi teinud, et sa tulid. Nüüd me oleme siis kõik üheskoos Jumala ees kuulamas kõike, mida Issand sulle on käskinud. Nüüd avas Peetrus oma suu ja ütles, tõepoolest, nüüd ma mõistan, et Jumal ei ole erapoolik, vaid talle on vastuvõetav iga rahva hulgast see, kes teda kardab ja teeb õiglust. Aamen, halleluja. See sõna, mille ta on läkitanud Iisraeli lastele, kuulutades evangeeliumi rahust Jeesuse Kristuse kaudu, kes on kõikide issand. Halleluja. Te teate seda, mis on sündinud algul Galileas ja siin kogu Juudamaal pärast ristimist, mida kuulutas Johannes. Kuidas Jeesus Nazaretist, keda Jumal on võidnud püha vaimu ja väega, käis mööda maad head tehes ja parandades kõik kuradi poolt rõhutuid, sest Jumal oli temaga. Ja meie oleme kõigi selle tunnistajad, mis ta on teinud juutide maal ja Jeruusalemmas. Nemad aga hukkasid tema ripustades ta ristipuu külge. Sellesama on Jumal 3. päeval üles äratanud, lasknud ta saada avalikuks, mitte kogu rahvale, vaid Jumala poolt ette määratud tunnistajale, meile, kes me oleme temaga koos söönud ja joonud pärast seda, kui ta on üles tõusnud surnuist. Aamen, halleluja. Ja tema on käskinud meie rahvale kuulutada ja tunnistada, et tema on Jumala poolt määratud elavate ja surnute kohtumõistja. Temast tunnistavad kõik prohvetid, et igaüks, kes temasse usub, saab tema nime läbi pattude andeks andmise. Kui Peetrus alles neid sõnu rääkis, langes vaim kõikide peale, kes seda sõna kuulsid ja kõik need usklikud ümberlõikatute hulgast, kes olid Peetrusega kaasa tulnud, jahmusid sellest, et püha vaimu andi valati ka paganate peale, sest nad kuulsid neid võõraid keeli rääkivat ja Jumala suurust ülistavat. Siis hakkas Peetrus rääkima. Kas keegi võib vett keelata, et ei ristitaks neid, kes on saanud püha vaimu nõnda nagu meiegi? Ta käskis nõnda ristida Jeesuse Kristuse nimesse.
Ta käskis nad ristida Jeesuse Kristuse nimesse, siis nad palusid teda jääda mõneks päevaks nende juurde. Aamen, halleluja. Järgmisena loeme siis Apostoliteod 11 ja vaatame, kuna meil on selleks õige aeg. Olge kõik väga õnnistatud Jeesuse nimel ja uskuge Jumalasse Jeesuse Kristuse nimel, siis ta kõik teie haavad parandab. Ja lugege ise palun apostlite teod, lugege teistele, lugege häälega ja laske endale lugeda ja siis te võite arutada nendest juttudest, mis siin on, mida Jumal on teinud nende piiblitegelaste kaudu ja mida Jumal teeb siis tänapäeval. Jeesuse nimel näeme varsti, halleluja.